kõik algas mitte millestki, miskist joomingu jamast, kuid siis me hakkasime kaklema. Mina libisesin, ta sai mu enda alla, laskus põlvili mu rinnale ja hakkas mind mõlema käega kägistama, justkui tahtes tappa. Ja mina üritasin kogu aeg saada taskust kätte oma nuga, et sellega torgata ja end vabastada. Kõik olid liiga purjus, et teda minu pealt minema tirida. Ta kägistas mind ja tagus mu pead vastu põrandat. Ja mina sain noa kätte ja käänasin tera välja. Tõmbasin noaga tema käe lihase läbi. Siis ta laskis minust lahti. Nüüd ta poleks suutnud mind kinni hoida, isegi kui oleks tahtnud. Siis ta veeretas ennast ümber, toetus käele ja pistis lõugama. Ja mina ütlesin, mille kuradi pärast sa tahtsid mind ära kägistada? Ma oleksin pidanud talle otsa peale tegema. Pärast ei saanud ma terve nädala neelatada. Ta tegi mu kõrile hullusti liiga. Noh, siis ma läksin sealt minema. Ja nad olid hulgakesi. Mõned tulid välja mulle järele ja ma pöörasin randumissillale ja kohtasin seal ühte kutti, kes ütles, et tänaval tappis keegi ühe mehe ära. Ma küsisin, kes ta tappis ja tema ütles, ega ma ei tea, kes ta tappis, aga surnud ta on. Oli pime. Tänavad olid vee all. Purunenud akendes polnud valgust. Kummulipaadid vedelesid linnas. Puud olid murtud. Kõik oli minema puhutud. Ja ma leidsin ühe lootsiku, millega sõutsin oma paadi juurde. Leidsin ta sealt, kuhu olin jätnud. Mango liivikul. Ta oli korras. Ainult vett täis. Kühveldasin ja pumpasin seda välja. Oli kuu valge, kuid taevas oli pilvi täis ja kõik oli sasitud ja ma sõutsin sellega minema. Kui valgeks läks, olin Ida sadamast möödas. Oi vennas, mäherdune torm oli. Mina olin esimesena paadiga väljas ja sihukest vett pole ma veel kunagi näinud. See oli valge nagu leelis vaadis ja tuli Ida sadamast Sõuvestki edela madaliku poole. Nii et kallast polnud nähagi. Keset randa oli tuul sisse puhunud sügav kanali. Puud olid puha välja juuritud. Vesi oli kõik valge nagu kriit ja selle peal ujus kõik sugu kraami, oksi ja terveid puid ja surnud linde, kõik vee peal. Liivikuil olid koos kogu maailma pelikanid ja lendles kõik sugu linde. Küllap nad olid sinna pugenud, kui aimasid, et torm on tulemas. Ma vedelesin edela madalikul terve päeva, ilma et keegi oleks mulle järele tulnud. Ma olin väljas esimese paadiga ja nägin ühte ujuvat mastijuppi ja teadsin kohe, et seal peab olema laeva vrakk ja hakkasin seda otsima. Leidsin ta üles. See oli 3-mastiline kuunar ja ma nägin maste veest paistmas. Ta lebas liiga sügaval vees ja ma ei saanud sealt midagi kätte. Otsisin siis midagi muud. Ma teadsin, et pean sealt mida tahes kätte saama. Muud kui läksin üle liivavallide 3-mastilisest kuunarist eemale, ega leidnud midagi ja läksin hulga maad eemale. Olin teel vesiliivade poole, ega leidnud ikka midagi ja läksin muudkui edasi. Kui jõudsin juba nägema Rebecca majaka tulesid, nägin kõiksugu linde, kes lendlesid millegi kohal. Ruttasin nende poole, et näha, mis seal on, kuid seal oli ainult suur linnuparv. Nägin veest paistvat midagi mastitaolist ja kui ma sain lähemale, tõusid kõik linnud minu ümber parves õhku. Vesi oli selge ja sellest paistis mingi poom.
ja kui ma läksin lähemale, nägin, et vee all oli ta tume nagu pikk vari. Jõudsin siis päris rigidale ja nägin vee all reisilaeva, mis oli ilmatu suur. Sõudsin oma paadiga sellest üle. Laev lamas külili, ahter sügaval põhjas. Illuminaatorid olid kõik tihkelt suletud. Nägin, kuidas klaasid läikisid läbi vee ja kogu seda mürakat, suurimat laeva, mida ma elu sees näinud olen, ja ma sõudsin kogu tema pikkuse läbi. Siis heitsin ankrusse, leidsin esitekilt lootsiku, lükkasin selle vette ja sõudsin, linnud ikka minu ümber. Mul oli veeteleskoop, nagu see, mida kasutatakse käsnapüügil, ja mu käsi värises nii, et vaevu suutsin seda hoida. Kõik illuminaatorid, mida ma nägin üle sõudes, olid suletud. Kuid allpool, põhja ligiduses, pidi miski ka avatud olema, sest sealt valgus alatasa välja asjade tükke. Ei saanud arugi, mis need päris olid. Tükid lihtsalt. Seda need linnud jahtisidki. Pole kunagi näinud nii palju linde. Nad olid kogu aeg mu ümber, pööraselt kisades. Nägin kõike teravalt ja selgesti. Nägin tema kumerust ja ta paistis vee all miilipikkune. Ta lamas valgel liivarannal ja mis paistis, oli vist esimast või raa, mis turritas längus veest välja, sest laev lamas külili. Tema vöör polnud väga sügaval. Ma võisin seista laeva nimetähtedel vööril, nii et mu pea ulatus parasjagu veest välja. Kuid lähim illuminaator oli 12 jalga allpool. Ma ulatusin selleni pootshaagiga ja katsusin seda katki lüüa, kuid see ei läinud korda. Klaas oli liiga paks. Sõudsin paadi juurde tagasi, võtsin sealt mutrivõtme, sidusin selle pootsaagi otsa, kuid ei saanud ka sellega klaasi katki. Seal ma siis vaatasin läbi oma kiikri laevale. Nägin kõike tema sees. Olin jõudnud esimesena laeva juurde, kuid sisse ei pääsenud. Seal oli arvatavasti varandust oma $5 miljoni eest. Mind pani lõdisema, kui ma mõtlesin, kui palju väärt asju seal sees võib olla. Lähimast illuminaatorist ma ju midagi nägin, kuid silm ei seletanud läbi veekiikri, mis see võis olla. Pootshaagiga ei suutnud ma midagi teha. Siis võtsin riided seljast, seisin ja hingasin paar korda sügavalt sisse ja sukeldusin üle ahtri, mutrivõti peos ja ujusin allapoole. Ma pääsesin hetkeks akna juurde. Nägin, et sees oli üks naine, kelle juuksed ajas vesi harevile. Nägin teda vees hõljumas. Virutasin paar korda võtmega vastu klaasi. Kuulsin kõlksatusi, kuid klaas ei läinud katki ja ma pidin pinnale tõusma. Ma tõmbasin enda lootsiku külge rippu. Sain jälle hingata, siis hingasin jälle paar korda sisse ja välja ja sukeldusin uuesti. Ujusin alla, sain aknaservast sõrmedega kinni, hoidsin sellest ja lõin mutrivõtmega nii kõvasti, kui suutsin. Läbi klaasi nägin, kuidas naine hõljus vees. Tema juuksed olid pea ligi seotud, kuid vees valgusid nad laiali. Nägin sõrmuseid tema sõrmes. Ta oli aknale väga lähedal. Lõin 2 korda vastu klaasi, kuid see ei mõranenudki. Kui pinnale jõudsin, mõtlesin, et ega ma ei saa enne midagi teha, kui saan hingata. Sukeldusin veel kord ja sain klaasi mõrastada, kuid ainult mõrastada. Ja kui sain uuesti üles, jooksis mu nina verd ja ma seisin palja jalu laeva vööril tema nimetähtede peal, ainult pea veest väljas. Puhkasin seal ja siis ujusin lootsikuni. Vinnasin end sisse ja istusin seal.
oodates, kuni peavalu üle läheb. Ja vaatasin läbi kiikri alla, kuid veritsesin nõnda, et pidin pikksilma verest pesema. Siis heitsin lootsikusse selili ja hoidsin käega nina, et verejooksu peatada. Kui ma seal nõnda selitasin, nägin enda kohal must 1000 lindu. Kui verejooks üle jäi, vaatasin veel kord läbi kiikri alla. Siis sõudsin oma paadi juurde, et leida sealt midagi raskemat kui mutrivõti. Kuid ei leidnud midagi, isegi mitte käsnapüügi konksu. Läksin tagasi. Vesi muutus järjest selgemaks, nii et kõik, mis ujus välja valgele liivarannale, oli hästi näha. Mu silmad otsisid haisid, kuid neid polnud näha. Kui mõni oleks tulnud, oleks teda juba kaugelt näha olnud. Vesi oli nii läbipaistev ja liiv valge. Lootsikus oli tragiankur. Ma lõikasin selle köie otsast lahti ja sukeldusin koos ankruga. See vedas mind põhja, aknast mööda, ilma peatumata, ikka allapoole mööda laeva kaardus külge. Pidin ankru lahti laskma. Kuulsin, kuidas ta põhja prantsatas. Ja näis, et terve aasta möödus, enne kui ma pinnale jõudsin. Tõus viis lootsiku minema. Ujusin talle järele. Nina jooksis ikka verd vette ja olin üpris rõõmus, et seal polnud haisid, kuid ma olin väsinud. Tundus, et mu pea lõhkeb valust. Ma puhkasin lootsikus lamades ja siis sõudsin tagasi. Juba hakkas õhtupoolik kätte jõudma. Sukeldusin veel kord oma mutrivõtmega, kuid tollest polnud midagi tolku. Võti oli liiga kerge. Ma ei saanud sukeldudes midagi teha, kui mul polnud suurt haamrit või muud rasket asja. Sidusin siis võtme uuesti poots haagi külge ja vaatasin läbi kiikri ja tagusin klaasi. Seni kui võti tuli küljest lahti ja ma nägin selgesti, kuidas ta mööda laeva külge vajus vesiliiva ja kadus sellesse. Ei ma saanud enam midagi peale hakata. Mutrivõti oli läinud, tragiankru kaotasin samuti, nii et jäi vaid paadi juurde tagasi sõuda. Olin liiga väsinud, et lootsikut pardale tarida ja päike oli juba üsna madalal. Linnud lendasid laeva juurest minema ja ma suundusin edela madaliku poole, pukseerides lootsikut järel ja linnud lendlesid minu kohal ja minu taga. Olin üpris väsinud. Õhtul tõusis taas tuul ja see puhus terve nädala. Sellest ei pääsenud kuhugi. Linnast tuldi ja räägiti, et kutt, kellele ma noaga äigasin, on käehaavast hoolimata täie tervise juures. Ja ma läksin linna tagasi ja nad lasksid mu $500 lunaraha vastu vabaks. Mul vedas, sest mõned mu sõbrad kinnitasid, et ta ründas mind kirvega. Kuid kui me laeva juurde tagasi jõudsime, olid kreeklased selle lõhke laenguga avanud ja tegid seal soomust. Seifi tegid nad dünamiidiga lahti. Kes teab, kui palju nad sealt said. Laev vedas kulda ja selle said nad kõik omale. Tegid laeva puhtaks. Mina leidsin selle, aga ei saanud selle eest sentigi. See kõik oli üks põrguv värk. Räägiti, et laev oli just väljumas Havanna sadamast, kui orkaan teda tabas ja ta ei saanud tagasi pöörduda või ei lubanud omanikud kaptenil seda teha. Räägiti, et ta tahtis õnne katsuda. Nii nad siis sõitsid edasi ja püüdsid pimeduses pääseda läbi lahe Rebecca majaka ja Tortugase vahel, kui laev jooksis madalikule. Võib-olla olid nad kaotanud tüüri.
Võib-olla kaotas laev üldse juhitavuse. Igal juhul pidid nad taipama, et olid madalikul. Ja võis arvata, et kapten oli käskinud avada Kingstonid, et laev jääks püsti. Kuid nad olid vesiliivas ja kui nad paagid tühjendasid, vajus kõigepealt ahter sisse ja jäi siis pidama raadele. Pardal oli 450 reisijat ja meeskond ja nad kõik pidid olema seal sees, kui ma laeva leidsin. Küllap nad avasid paagid kohe, kui kinni jäid ja vesiliiv uputas nad otse maid. Siis pidid katlad lõhkema ja sellest siis kõik need tükid, mis välja valgusid. Ime küll, et läheduses polnud ühtegi haid. Kalugi polnud. Ma oleksin neid valgel liivapõhja taustal näinud. Nüüd oli seal küll hulk kõige suuremat sorti kalu, meriahvenaid. Suurem osa laevast oli nüüd liiva vajunud, kuid kalad elutsesid nüüd laevas, kõige pirakamad kalad. Mõni võis kaaluda 300 kuni 400 naela. Ükskord veel tuleme siia neid püüdma. Laeva asukohast paistab Rebecca majakas. See koht on nüüd ka poiga tähistatud. Ta on otse liiva madaliku lõpus, kohe lahe servas. Laeval jäi läbi pääsemisest puudu vaid 100 jardi. Pimedas ja tormi käes nad eksisid. Sadas nii hullusti, et nad ei näinud Rebecca tuld. Ja pealegi tuli kõik neile ootamatult. Reisilaeva kapten pole midagi taolist varem kohanud. Nad olid kursi maha pannud ja räägiti, et neil oli kompass, mis ise laeva juhtis. Küllap nad ei teadnud, kus kohal nad madalikule jooksid, kuid nad muudkui lähenesid sellele paigale. Ja võib-olla olid nad kaotanud tüüri. Kui nad kord juba olid tolles lahes, pidid nad madalikule jooksma, kas või Mehhikoni välja. Pidi ju midagi juhtuma, kui nad põrkusid säärase vihma ja tuule käes madalikule ja kapten käskis paagid avada. Selle tuule ja vihma käes ei saanud kedagi tekil olla. Kõik pidid olema all, siseruumides. Tekil oli võimatu olla. Küllap seal oli ärevaid hetki, sest laev läks kähku põhja. Ma nägin, et mutrivõti kadus liiva. Kui kapten ei tundnud neid vesi, ei teadnud ta ka, et laev vajus liiva. Ta pidi vaid taipama, et see polnud kalju. Komando sillalt pidi ta kõike nägema. Ta pidi teadma, miks laev põhja vajus. Ime, kui kähku see kõik käis. Ei tea, kas tal oli sillas ka vanema abi kaasas. Kas arvate, et nad jäid silda või tormasid kõik sealt välja? Ühtki laipa ei leitud. Mitte ainsatki. Kedagi ei ujunud ka välja. Ka päästevööga võib üsna kaugele ujuda, kuid neid tabas see kõik seal sees. Noh, ja kreeklased said kõik endale. Kõik, viimseni. Nad pidid kähku platsis olema. Tegid puhta töö. Kõigepealt jõudsid sinna linnud, siis mina, siis kreeklased ja isegi linnud said sealt rohkem kui mina.